Head televaatajad, tere tulemast vaatama saadet Teler TV. Tere ka minu poolt. Meie tänases saates selguvad meie suvemodelli konkursi viimased finalistid. Lähme vaatame, kuidas Baltic Models need õnnelikud välja valib. Kas te teate, et tavaliselt kaasaelajad on need, kellest alati leitakse potentsiaali? Anyway, tere kõigile. Mõndadega ma olen juba kohtunud. Teie ei tea, kuidas, aga mina olen. Mina nägin teie pilte Teler TV koduleheküljel. Valisime teid välja ja kutsusime siia. Hästi tore on teid näha. Mina olen Victoria, ma üldse ei ammusta. Ja minu assistent Sigrit jagab teile pastakad. Me anname teile ankeedid. Täitke need ankeedid ära. Seal on nimi, sünnikuupäev, mõõte ärge pange. Aga ülejäänud informatsioon, telefoninumber, e-mail, kontaktinformatsioon, siis kas teil on eelnev kogemus? Pange kirja kõik asjad, kas te olete kuskil agentuuris olnud, teinud mõnda pildistamist. Ja kui me nüüd hakkame neid pilte tegema, kui teil on ankeet valmis, siis tulge meie juurde. Me teeme teist alguses sellised hästi lihtsad pildid näost. Tegelikult, kellel on meik peal, peaks teid pesema saatma, meigi maha võtta, vist oli öeldud, et ära meiki kanna. Et me tahame näha naturaalselt, millised te välja näete. On teil küsimusi? Kardate, jah? Ei kartke, ei ole vaja karta, au seda me ei ammusta. Ainult uriseme. Kirjutage sinna ankeedile oma nime taha, oma Teler TV kasutaja nimi ka. Palun. Nussin ära. Miks sa tahaksid modelliks saada? Modellitöö on ju tegelikult nii raske. Ma ei tea. See on iga tüdruku unistus suht. Aga kui sa siin teisi tüdrukuid vaatad ümber ringi, siis mis tunne on? Palju sul võimalust on? 50-50. Mis on sinu kõige tugevamad küljed? Mu silmad. Ilusad sinised silmad. Mis sundis sind osa võtma tänasest konkursist? Tahtsin lihtsalt proovida, et kuidas mul võid minna ja niimoodi. Aga miks sa just modelliks tahaksid saada? Tundub selline huvitav töö ja saab reisitöö. Aga mis sa arvad, mis on kõige suuremad raskused modellitöö juures? Et perest olla eemal ja niimoodi üksinda võõral maal. Ärge kartke naeratada, jah? Et see ongi selline, et te peate pildi jaoks oskama teha sellist naeratust, mis tegelikult tundub nagu ebaloomulik, jah? Te näete, nagu öeldakse, Ameerikas on keep smiling, jah? Sellepärast, et sellel samal ajal te ei tohi silmi kinni panna, samal ajal te peate mõtlema sellele, et ei tekiks liiga palju kortse. Et modelliks olemine ei olegi lihtsalt see, et sa oled lihtsalt ilus. Mis tunne oli seal seista ja vaadata, et ümberringi on ainult tüdrukud, aga? Ainuke põhjus seal on küll natukene nädi, aga noh. Aga kas on... Seista oli küll tavaline. Aga äkki on hoopis uhke tunne? Noh, seda küll ka. Aga mis sa arvad, suured on sinu šansid edasi pääseda järgmisesse vooru? No kui ma ainuke olen, siis võivad päris suured olla. Et sa oled ainuke poiss, et tänu sellele. Miks sa tulid täna siia? Kas lihtsalt et õnne proovida või et ikkagi edasi pääseda? Üks sõber nagu disainib riideid ja siis nagu soovitas, et tule siia, proovi. Eks ma proovisin. Nii et tema ütles sulle, et mine Teler TV kodulehele ja registreeri ära ja proovi. Oled teile tänulik? Ma arvan küll. Palju edu sulle?
sa olid viimane. Sa nägid kõiki teisi, mis tunne oli? Kõige hirmutavam ongi viimane on minust. No sa said ju näoilmeid 27 tüdrukult õppida, kuidas õieti seista. Võtsid midagi, panid kõrva taha ka või? Ma tegelikult eriti ei vaadanud, ma rääkisin sõbrannaga. Aga mis sa arvad, kuidas sul läks? Ma loodan, et hästi läks. Ja pääsid edasi? Jah. No mis on sinu trumbid? Ma arvan, et ma olen hästi särav ja sõbralik. No näed, armas välja. Palju edu sulle! Aitäh! Et ma ei tea, minge välja, nautige puuvilju, ostke turu pealt ja 15 minuti pärast kohtume. Victoria, kui palju üllatusi sul praegu esineb, et keegi, kes oli all, nägi ühte nagu välja siin foto peal, näeb võib-olla hoopis fotogeenilisem välja või vastupidi? Paljudel ikkagi on niimoodi, et all tundusid, et on materjali, aga väga palju ka loeb ikka, kuidas ta pildi peale jääb. Ja just selles mõttes, et pildi peal ilmnevad teistsugused vead, mida võib-olla seal all kohe ei märka. Et sellepärast ma just ütlengi, et tüdrukud on tegelikult kõik väga ilusad, aga ikkagi modelli jaoks on spetsiifilised asjad, mida ma pean vaatama. No mis on need spetsiifilised asjad? No eelkõige kindlasti näojooned. Nina kindlasti, see on nagu üks esimesi asi. Kas on siis nii, et nina jääb pildi päriselus näeb ühtemoodi välja, pildi peal näeb siis kõver välja? Absoluutselt. Kõik see ka profiilis ka ja et teine asi ka, et kui sa päriselus vaatad inimesele otsa, aga kui sa teed temast pildi otsevaates ja see nina kuju tuleb hoopis teistmoodi välja. Et see ongi see fotogeenilisuse küsimus, et kellel jääb see ilusti ja kellel ei jää. No mitu tükki te praegu siit välja valite? Ma arvan kuskil 10 ringis, et siis teeks 10 ka teist pildistamise, vaataks rohkem, kuidas nad kehal hoiavad, kuidas nad hakkama saavad pildistamisega. Kui paljudele te annate sellise võimaluse, et sa vaatad, nad tegelikult võib-olla nii väga päris ei ole, aga võtame ikka teise vooru veel? Päris paljudele. Et me teeme praegu esmaselt kohe sellise valiku, keda me kohe kindlasti tahaks näha pildistamas ja siis vaatame veel üle sellised, ütleme niisugused küsimärgiga tüdrukud, et kelles midagi on, ja siis hakkame vaatama seal pikkusest, vaatame muid asju, et kas on mõtet. Ja kui palju tüdrukud seekord pidasid kinni reeglitest, et castingule tuleb tulla ilma meikimata puhta näoga? Ma nägin vist ainult ühte või 2 tüdrukut, kellel oli mingisugune puuderkreem peal, aga see ikkagi sellised üleliigsed ehted ja sellised asjad. Kulinad ja kaunistused. Just, et neid oli ikka päris palju. Et Eesti tüdrukutele meeldib panna, riputada endale külge igasuguseid kõrvarõngaid. Inimjõulupuud. Ja täpselt, et tegelikult võiks rõhutada just seda loomulikku ilu, et Eesti tüdrukud on ilusad, et ei ole vaja teha ennast ilusaks suurte kõrvarõngastega. Kuule, ka edu teile. Aitäh! Natuke ma pean teid praadima. Andsin teile rohkem aega. Ja praeguse esimesest voorust siis valisime välja 12 tüdrukut. Ja mis näitab seda, et konkurents on päris tugev.